Tere õhtust ja ei jõudnud täna siis päevavloogi nagu päeval teha, kuna enestunne oli täna suht halb. Ärkasin hommikul üles ja sükene tugev peavalu ja ilmselt on mingisugune haigus siis või viirus mingisugune, mida ma olen siin juba mitu nädalat edasi lükkanud, siis jõudnud minuni. Aga kuna mul on siis praegu kavas siukene asi nagu iga päev 200 kätekõverdust veebruarikuus, siis tuleb need ka haigena ära teha. Tahtsin näidata seda äppi ennast siis, et hetkel näitabki, et mingi uuendus on siia tulnud, aga see käib niimoodi, et paned telefoni siis põrandale maha ja siis iga kord, kui kätekõverduse teed, siis ta registreerib selle ära nagu. See maksis 9,90, kui mina ostsin aasta tagasi, peaaegu aasta, 4. märtsis saab aasta. Ja selle aja jooksul olen ma siis nüüd teinud siis 24 000 kätekõverdust. Hetkel siis on mingi uuendus siia tulnud ja mis mulle meeldib, et sa saad teha siin nagu ise sette ka, et mul on tehtud nagu 25 setid praegu, iga seti vahel on pandud siis puhkamiseks 5 minutit. 2 mintsi on nagu vähe, et ma tunnen, et ma ei puhka sellega ära, esimesed 100 teed nagu ära, aga siis jääb nagu võhma väheks. Ja siis, kui sa paned siia siis siis see on kaamera, esikaamera, et siis su oma nägu tekib siia ja siis ta hakkabki registreerima iga kätekõverdust, et mida sa nagu teed. Äpp ise on siis, ma vaatan, kas ma saan näidata, kes see äpitootja on. Ma saan ikooni näidata. Ikoon on siin spordiäppide all selline ikoon siin. Ma ei tea, kas teda siit näha on. Kaamera üritab minu fookust saada. Aga jah, seda ma nagu kasutan igapäevaselt. Ja plaan on siis jah niimoodi, et saada siis selle aasta lõpuks siis niimoodi, et märtsis iga päev 300 kätekõverdust, aprillis 400, mais 500 päevas ja niimoodi aasta lõpuks siis, ehk siis detsembrikuus iga päev 1200 kätekõverdust. Ma ei tea, kas ma vean välja või mitte, see 200 on siukene okei. Kõige rohkem, mis ma olen nagu teinud, on 250. 300 ma proovinud ei ole. Aga iga päev ma ei tea. Samas, kui ma vaatan siin äpis esikohal olevaid inimesi, siis paneb nagu mõtlema. Ütleme siin, mingid tüübid teevad niimoodi, et siit saab näha seda nagu, näitan kohe seda päevastatistikat ka. Võtaks korra, kas ma saan face trackingu välja võtta. Nii. History läägib. Siin on näha, mingi vend teeb nagu 200 kaupa nagu. Ma olen teda nüüd jälginud siin mingi 6 kuud, et see vana nagu sisuliselt ei puhka üldse, ta näitab nagu, et on tehtud enam-vähem kuskil 9 minuti tagant järjest teeb. Ja mille järgi nagu aru saada, kas ta cheatib või siiti on siis see, et see vist tundub, et on bot, sellepärast, et kaloreid ei ole. Aga kui ma vaatan, siin on näha, mille järgi on aru saada, kui ma klikin, ütleme, mingisuguse ülesande peale, siis siin on näha, et on palju on tehtud, aga kulu on nagu 0 kalorit selles mõttes, et seda on nagu liiga vähe. Ja kui ma võtan siit mingisuguse teise kasutaja, näiteks ütleme, siin on 75 aastane vend. Ron McCallum on selle tüübi nimi, USAs elab, 12. jaanuar 2025 on ta selle oma konto teinud siia
ja ma vaatan korraks tema historit, tema on üldse absoluutne esikoht, ta on teinud kokku 789 000 kätekõverdust ja 10 minuti tagant teeb ta 500 kaupa neid. Ma ei tea, kas see on reaalne või on see mingisugune skämm. Igatahes, kui siit vaadata kaloreid, siis tema puhul on nagu 160 kalorit on 500 kätekõverduse tegemiseks kulub. Ehk siis ajaliselt on 1,04 sekundit on siis ühe kätekõverduse peale kulunud aeg ja kokku on siis 500 peale läinud 8 minutit ja 48 sekundit. Ma ei tea, kui reaalne see on. Aga jah, kui ma vaatan tema tänast päeva, ma vaatan, kas ma saan seda ka vaadata. Statistika, nädala statistika võtame. Ta näitab nädala statistikat 3500 nädalas. Ja kui võtta nagu kuukalendrit, siin tal sisuliselt on võimalik näha ka siis tema kuude väldelt. Jah, siin on nüüd päevad näha, kui palju vana nagu päevas teeb kätekõverdusi. Et ma ei tea, ma vaatasin nagu YouTube'ist ka, kas see vend nagu eksisteerib või mitte, aga ma ei tea, 5500 kätekõverdust päevas, kas see on reaalne või? Kui nüüd seda videot hetkel vaatab mõni sihukene sportlane, kes iga päev teeb korralikult trenni, ilmselgelt kõvasti rohkem kui mina, siis sa võiksid siia alla kommentaari kirjutada, kas see on reaalne või mitte, või on see samamoodi cheat nagu, et käib üks ülelaskmine. Aga jah, mulle tundub, et see on ulme. Vend on selle aasta jooksul teinud nagu week, months, year ja siis total. Hetkel laadib, kuna tal on nii palju tehtud neid kätekaid, et nüüd näitab nagu tema statistikat siis, mis tüüp on nädalas nagu teinud või tähendab üldse nagu aasta. See on aasta statistika on see, et tundub nagu väga hullna. Ja see on selle aasta oma 125 834 tundi, 19 minutit ja 47 sekundit on kätekõverdusi teinud. Ära on kulutanud 40 491 kalorit. Vähi, kui sa näed seda videot praegu, siis sa võid samuti siia alla kommenteerida, kas see on reaalne või ei ole reaalne. Et ma ei tea, või on siis tõesti see, et ma olen veel selles kätekõverduste tegemises veel nii algaja, et minu jaoks tundub see mõistmatu. Et 200 on nagu okei järjest niimoodi, ma ei tea, 50 vist jõuan järjest teha, siis peab vähemalt olema mingisugune paar mintsa pausi, et jõuaks teise 50 veel otsa teha. Et muidu küll mitte. Aga alustasin niimoodi jah, et märtsis siis jõudsin vist ainult 10 või 15 teha eelmine aasta, et väike sihukene edu on nagu tekkinud. Kohe saab aasta täis ka ja mul on plaan ikkagi nüüd selle järgmise nädala alguseks ära teha siis tase number 7, et mul on näha, siin on praegu 24 263. Täna on veel 200 ära, siis jääb veel mingi 800 teha, et siis saab 25 000 täis. Ja siis tuleb tase 7, et need tasemed tulevad niimoodi nagu, ma ei tea, mis sealt edasi tuleb, et aasta lõpuks äkki jõuab siis 100 000-ni ka. Et sihukene väike challenge nagu on. Plus siis mingid kodus teed veel mingisuguseid antleid juurde, triitsepsit ja siis on meil see suur, mul ei ole nüüd 20-kilone kang 20 pikkusega või 2 meetrit, mis ta on, vaid on 10 ja siis on siuksed 2 25 siukest ketast ka, millega saab siis teha jõutõmmet. Et ilmselt kunagi naasen trenni ka, aga kuna seda täpselt öelda ei oska,
ennem kui tunned, et ütleme kunagi, mis oli üks seljavigastus, et kui see enam tunda ei anna, et eks ma siis võib-olla naasen jõusaaliga uuesti ja hakkan käima, sest praegu ma vaatad, et trenni hinnad on nii palju alla läinud, et kannatab juba käia küll, et muidugi jah, ütleme see, et aastamaksud, et see on veidike imelik, on ju. See muidugi eeldab seda, et sa kogu aeg lähed jõusaali ka. Aga teisalt jälle on hea see, et 24 tundi on need jõusaalid lahti ka. Ja millalgi siis siin samas Sisulooja kanali peal siis lähen viskan pilgu peale, mida siis Imre Vähi teeb ja kuidas tema trennipäev välja näeb, ja räägime üldse sellest toitumisest ja tahaks näha üldse, et mida ta nagu sööb ja kas see toit üldse kõlbab süüa selles mõttes, et kas ma nagu iga päev tahaks sellist tohutut piitsutamist toidu baasilt, et see enesedistsipliin, et kaal oleks paigas. Minu puhul on see, et ma söön hästi palju magusat ja mul on kaal käinud maksimum siis 116 on olnud ja sealt alla tuli 84 peale, siis põrkas 90 peale, siis 100 peale, siis jälle 90 peale ja hetkel on siis, kõigub ta siis mul 99 ja 102 vahel, sõltuvalt sellest, et kas ma olen siis söönud või ei ole söönud. Aga jah, need teemad siis kunagi järgmine kord ja ma arvan, et selline rahulik õhtune vlog siis tänasesse õhtusse. Tšau!